tere! Täna tervitan teid siit lumiselt Saksamaalt, Spangenbergis. Ja vabariigi aastapäev on lähenemas ja täna ma tahaksingi rääkida või tutvustada teile ühte kodukaunistust. Saksamaal ei ole sellist lipuheiskamiskommet nagu Eestis, sellel on ajaloolised põhjused. Ka mõnikord olen ma näiteks selle puu siin katnud sinimustvalgete kudumitega või teinud midagi muud, aga täna näitan, kuidas õmmelda vimpliketti. Seekord otsustasin vabariigi aastapäevaks kaunistada ära oma lillekasti ja õmmelda siia ühe vimpliketti. Kui ise asju teha, siis on see eelis see, et neid saab teha täpselt õiges mõõdus. Ja siin ma olengi mõõtu võtmas oma lillekasti peal, sidusin juba selle paela siia külge kinni ja markeerisin need kohad, kuhu need lipukesed siia külge õmmeldakse nööpnõeldega. Siin on siis see pael valmis mõõdetud pikkuses ja minu lapikesed, need on suuruses 16x16 cm, aga loomulikult võib neid teha vastavalt oma vajadusele või maitsele suuremaid või väiksemaid. Ja ma leidsin sellise väga mõnusa, väga lihtsa meetodi, kuidas neid õmmelda ja see käib siis järgnevalt. Ma võtan oma lapi, muran selle diagonaalselt kokku ja õmblen ühe serva kinni. Kui see kangas on paks, siis võib siit tipust veel enne ümberpööramist õmblusvaru natuke väiksemaks lõigata. Ja seejärel pööran oma valmis tutu ümber, lükkan tippu ilusaks teravaks. Ta on selline nagu jäätisetorbik. Ja siis triigin lamedaks. Nüüd on kõik triigitud ja järgmisena ma lõikan siit selle ülemise nurga ära. Kasutan selleks joonlauda ja ketaslõikurit. Kui kõik on lõigatud, siis ma kinnitan oma vimplid siia alust paela külge. Paela laiuseks on umbes 2 cm ja nüüd ma panen need lapikesed siia alumise serva külge. Ikka sinine ja must ja valge vaheldumisi. Kinnitan need siin nööpnõeldega ja õmblen oma masina traagelpistega või kõige pikema pistega, mis mul on 6 mm. Õmblen kinni. Õmblesin nüüd selle õmbluse ära, aga ma vaatasin, et 6 mm on liiga pikk, et see ei läinud nii hästi, et ma tegin siis 4 mm pistotega selle siia kinni. Ja nüüd tulebki see viimane õmblus ja ma keeran selle paela
siia peale tagasi ja õmblen veel kord siksakpistega algusest lõpuni kogu pikkuses kinni. Minu õmblustöö saigi valmis ja siis siia tegin selle viimase õmbluse siksakiga. See oli väga kiire töö, kokku läks võib-olla pool tundi. Ja nüüd viin selle õue ja panen sinna oma kohale. Minu oopus sinimustvalge vimplikett ongi valmis, vabariigi aastapäev võib tulla. Siin lillekastis kasvab suvel, on siin rukkililled, kevadel ja sügisel maitseroheline ja praegu suurepärane luvi. Soovin teile rõõmsat vabariigi aastapäeva, elagu Eesti!